104. kiri. Kolmsuse mõiste areng. Ilmutatud religiooni kolmsuse mõistet ei tohi ära segada arenevate religioonide uskumustega triaadidesse. Triaadide ideed said alguse paljudest sugestiivsetest suhetest, kuid põhiliselt 3 sõrmeliigesest pingi tasakaalustamiseks, piisavast 3 jalast, telgi ülalhoidmiseks piisavast 3 toetuspunktist. Liiatigi ei osanud ürginimene pikka aega lugeda rohkem kui 3. Peale mõningate loomulikult kokku kuuluvate paaride nagu minevik ja olevik, päev ja öö, kuum ja külm ning mees ja naine kaldub inimene üldiselt mõtlema kolmikutes. Eile, täna ja homme, päiksetõus, keskpäev ja päikseloojang, isa, ema ja laps. Võitjad tervitatakse 3 hüüdega, surnud maetakse 3. päeval ja viirastust lepitatakse 3-kordse veega pesemisega. Nende inimkogemuse loomulike assotsiatsioonide tõttu ilmus triaad ka religiooni ja seda ammu enne paradiisi jumaluste kolmsuse või isegi mõne selle esindaja ilmutamist inimkonnale. Hiljem olid nii pärslastel, hindudel, kreeklastel, egiptlastel, babüloonlastel, roomlastel kui ka skandinaavlastel jumalate triaadid, kuid need polnud ikka veel tõelised kolmsused. Triaadi jumalused olid kõik looduslikku päritolu ja ilmusid ühel või teisel ajal enamiku urant- ja arukate rahvaste seas. Areneva triaadi arusaam on mõnikord segunenud ilmutatud kolmsuse mõistega. Neil juhtudel on sageli võimatu üht-teisest eristada. 1. Urant ja kolmsuse käsitused. Esimene urant ja ilmutus, mis viis paradiisi kolmsuse mõistmiseni, seostub vürstkali kast ja kaaskonnaga ligikaudu 500 000 aastat tagasi. See varaseim kolmsuse käsitus läks planeedimässule järgnenud rahututel aegadel maailmale kaduma. Teistkordselt tutvustasid kolmsust Aadam ja Eeva esimeses ja teises aias. Need õpetused ei olnud päriselt kadunud veel ka Mahiventa Melkiseedeki ajal, ligikaudu 35 000 aastat hiljem, sest setiitide kolmsuse mõiste püsis nii Mesopotaamias kui ka Egiptuses, eriti aga Indias, kus see säilis kaua veedade 3-pealise tulejumala Agnina. 3. korda tutvustas kolmsuse mõistet Mahiventa Melkiseedek ja selle doktriini sümboliks olid 3 kontsentrilist ringi, mida Saalemi tark kandis oma rinnaplaadil. Mahivental oli aga väga raske Palestiina beduiinidele selgitada õpetust kõiksest isast, igavesest pojast ja lõpmatust vaimust. Enamik tema jüngritest arvas, et kolmsus koosneb 3 Norlatjadeki kõige kõrgemast. Mõnede arvates kuulusid kolmsusesse süsteemi suverään, tähtkuju isa ja kohaliku universumi looja jumalus. Veel vähesemad said isa, poja ja vaimu ühendusest paradiisis üldse midagi aru. Saalemi missionäride tegevuse kaudu levisid Melkiseedeki õpetused kolmsusest järk-järgult suuremas osas Euraasiast ja Põhja-Aafrikast. Hilisemate andiitide ja Melkiseedeki järgsete aegade käsitusi triaadidest ja kolmsusest on sageli raske eristada, sest teataval määral need segunesid ja liitusid. Hindude seas juurdus kolmsuse mõiste olemise, mõistuse ja rõõmuna. Hilisem India kontseptsioon olid Brahma, Shiva ja Vishnu. Varasemad ettekujutused kolmsusest saabusid Indiasse küll setiidi preestritega, kuid hilisemaid kolmsuse ideid tõid Saalemi missionärid. India kohalikud mõttetargad arendasid neid doktriine edasi, liites neid arenevate käsitustega triaadidest. Budism arendas välja 2 kolmsuslikku iseloomuga doktriini. Varaseim neist oli õpetaja, seadus ja vendlus. Seda tutvustas Gautama Siddhartha. Hilisem idee, mis kujunes välja Buddha poolehoidjate põhjapoolses harus, hõlmas ülimat issandat, püha vaimu ja kehastunud päästjat. Need hindude ja budistide ideed olid tõelised kolmsuslikud postulaadid. See tähendab ideed monoteistliku jumala 3 avaldumisest. Tõeline kolmsuse käsitus ei ole lihtsalt 3 eraldi jumala kokkupanemine.
Heebrealased teadsid kolmsusest Melkiseedeki aegsete geenlaste pärimuste järgi, kuid nende innukas monoteistlik ainsa Jumala Jahve palveldamine varjutas kõik niisugused õpetused sedavõrd, et Jeesuse ilmumise ajaks oli Elohimi doktriin juudi teoloogiast praktiliselt kadunud. Heebrea meel ei suutnud ühitada arusaama kolmsusest monoteistliku usuga ainsasse issandasse, Iisraeli Jumalasse. Islami usu järgijad ei suutnud samuti kolmsuse ideest aru saada. Tekkival monoteismil on alati raske polüteismiga vastastikku sattudes kolmsuslikkust taluda. Kolmsuse idee kinnitab kõige paremini kanda neis religioonides, kus püsiva monoteistliku pärimusega käib kaasas õpetuse paindlikkus. Suurtel monoteistidel, heebrealastel ja muhameedlastel oli raske eristada ühelt poolt kolme jumala palveldamist, polüteismi ja teiselt poolt kolmsuslikkust ehk ühe jumaluse palveldamist jumalikkuse ja isiksuse kolmese avaldumisvormina. Jeesus õpetas oma apostlitele paradiisi kolmsuse isikute kohta tõde, kuid need arvasid, et ta kõneleb kujundites ja sümbolites. Toidetuna heebrea monoteismiga oli neil raske uskuda midagi, mis näis olevat nende valdava Jahve mõistega vastuolus. Varased kristlased pärisid heebrealastelt selle eelarvamuse kolmsuse mõiste suhtes. Ristiusu esimene kolmsus kuulutati välja Antiookias ja see koosnes Jumalast, tema sõnast ja tema tarkusest. Paulus teadis isa, poja ja vaimu paradiisi kolmsusest, kuid jutlustas seda harva ja mainis vaid mõnes oma kirjas uutele tekkivatele kogudustele. Nagu teisedki apostlid pidas Paulus Jeesust kohaliku universumi loojat poega jumaluse teiseks isikuks, paradiisi igaveseks pojaks. Ristiusu kolmainsuse mõiste, mida hakati tunnistama enne 1. sajandi lõppu pärast Kristust, kätkes kõikset isa, Nebadoni loojat poega ja Salvingtoni jumalikku hoolekandjat, kohaliku universumi emavaimu, looja poja loovat kaaslast. Paradiisi kolmsuse tegelikku koosseisu pole Urantial tuntud alates Jeesuse ajast kuni käesolevate ilmutusteni, välja arvatud mõned indiviidid, kellele see eraldi ilmutati. Ent kuigi kristlik alusaam kolmsusest on faktiliselt ekslik, jääb see vaimsete suhete osas tegelikult tõeseks. Arusaam on põhjustanud segadust vaid oma filosoofiliste kaastähenduste ja kosmoloogiliste tagajärgede tõttu. Paljudel, kes on kosmilise suundumustega, on olnud raske uskuda, et jumaluse teine isik, lõpmatu kolmsuse teine liige, on kord Urantial elanud ja ehkki see on vaimses mõttes õige, ei ole see tegelikult tõsiasi. Miikaelides loojates kehastub täiel määral igavese poja jumalikkus, kuid nad ei ole absoluutsed isiksused. Teine, kolmsuse ühtsus ja jumaluse paljusus. Monoteism tekkis filosoofilise protestina polüteismi järjekindlusetuse vastu. See arenes algul panteoni ühenduste kaudu, mis jagunesid üleloomulike tegevuste järgi alaliikideks. Seejärel ühe jumala henoteistliku ülendamise teel teistest kõrgemaks ja lõpuks kõigi teiste kõrvale jätmise teel peale lõpliku väärtusega ainsa jumala. Kolmsuslikkus kujuneb välja kogemuslikust protestist võimetuse vastu kujutleda üksiku, inimlikke joonteta ja tähenduselt universumiga seostamata jumaluse ainsust. Kui on piisavalt aega, kaldub filosoofia abstraheerima puhta monoteismi jumaluse arusaamast isikulised omadused, taandades selle seostamata jumala idee tegelikult panteistliku absoluudi seisundisse. Alati on olnud raske aru saada niisuguse jumala isikulisest olemusest, kellel pole teiste temaga seotud isikuliste olenditega võrdseid isiklikke suhteid. Kui jumalus on isiksus, peab see jumalus eksisteerima mõne teise ja temaga võrdse isikulise jumalusega seotult. Tänu kolmsuse mõiste tunnistamisele võib inimmeel loota, et mõistab midagi armastuse ja seaduse omavahelisest seosest aegruumilises loodus. Vaimse usuga omandab inimene arusaamise Jumala armastusest, kuid avastab peagi, et see vaimne usk ei mõjuta ainelise universumi ettemääratud seadusi.
Olenemata sellest, kui kindlalt usub inimene Jumalasse kui oma paradiisi isasse, nõuab avarduv kosmiline vaateväli, et ta tunnistaks ka paradiisi jumaluse reaalsust kui kõikset seadust, et ta tunnistaks kolmsuse suveräänsust, mis ulatub väljapoole paradiisi ja varjuna isegi üle 3 igavese isiku, loojate poegade ja loovate tütarde arenevate kohalike universumite. Nende 3 jumaluse liit on paradiisi kolmsuse tõsiasi ja reaalsus ning igavene jagamatus. Seesama paradiisi kolmsus on reaalne olemusvorm, mitte isiksus, kuid siiski tõeline ja absoluutne reaalsus, mitte isiksus, kuid siiski ühildatav koos eksisteerivate isiksustega, isa, poja ja vaimu isiksusega. Kolmsus on summaarsuse ülene jumaluse reaalsus, mis tuleneb 3 paradiisi jumaluse ühendumisest. Kolmsuse omadused, iseärasused ja funktsioonid ei ole lihtsalt 3 paradiisi jumaluse omaduste summa. Kolmsuse funktsioonid on midagi ainulaadset ja originaalset ning neid ei saa täielikult järeldada isa, poja ja vaimu omaduste analüüsimise teel. Näiteks, õpetaja manitses maa peal olles oma poolehoidjaid, et õiglus pole kunagi isiklik tegu, vaid on alati rühma funktsioon. Ka jumalad ei mõista õigust isikutena, ent nad täidavad seda sama funktsiooni ühtse rühmana, paradiisi kolmsusena. Kontseptuaalne arusaam isa, poja ja vaimu kolmsusühendusest valmistab inimmeelt ette teatavate muude 3 suhete edaspidiseks tundmaõppimiseks. Teoloogilist lähenemist võib paradiisi kolmsuse mõiste täielikult rahuldada, kuid filosoofiline ja kosmoloogiline lähenemine nõuavad ka esimese allika ja keskme teiste 3 ühtsete ühenduste tunnistamist, milles lõpmatu toimib erinevates kõiksetes isale mitteomastes rollides jõu, energia, võimsuse, põhjuslikkuse, reaktsiooni, potentsiaalsuse, tegelikkuse, gravitatsiooni, pinge, algkuju, põhimõtte ja ühtsuse Jumala suhtes. 3. Kolmsused ja 3 ühtsused. Inimene on küll mõnikord aru saanud Jumala 3 isiku kolmsusest, kuid järjekindlus nõuab, et inimintellekt tajuks teatavate suhete olemasolu kõigi 7 absoluudi vahel. Ent kõik, mis kehtib paradiisi kolmsuse suhtes, ei tarvitse tingimata kehtida 3 ühtsuse suhtes, sest 3 ühtsus on midagi muud kui kolmsus. Mõned funktsionaalsed aspektid võivad 3 ühtsusel olla kolmsusega analoogilised, kuid see pole kunagi olemuselt kolmsusega sarnane. Surelik inimene on läbimas urantial suurt vaatevälja ja arusaamade avardumise ajastut ning tema kosmilise filosoofia areng peab kiirenema, et see saaks sammu pidada inimmõtte intellektuaalse tegevusvälja avardumisega. Kosmilise teadvuse avardudes tajub surelik inimene kõige selle vastastikuseid seoseid, mida märkab tänu oma ainelisele teadusele, intellektuaalsele filosoofiale ja vaimsele taipamisele. Ent kogu selle usuga kosmose ühtsusesse tajub inimene siiski eksistentsi mitmekesisust. Vaatamata kõigile arusaamadele jumaluse muutumatuse kohta tajub inimene, et ta elab pideva muutumise ning kogemusliku kasvamise universumis. Ehkki inimene saab aru vaimsete väärtuste püsima jäämisest, peab ta alati arvestama jõu, energia ja võimsuse matemaatika ja eelmatemaatikaga. Lõpmatuse igavest küllastatust tuleb mingil viisil ühitada arenguliste universumite kasvuga ajas ja nende kogemuslike asukate ebatäiuslikkusega. Kogu lõpmatuse kontseptsioon on vaja mingil viisil osadeks jagada ja piiritleda, et surelik mõistus ja moront ja hing võiksid seda lõpliku väärtusega ja vaimsustava tähendusega arusaama mõista. Mõistus nõuab küll kosmilise reaalsuse monoteistlikku ühtsust, kuid piiritletud kogemus nõuab absoluutide mitmesuse postuleerimist ja kooskõla nende kosmilistes suhetes. Ilma koordineeritud eksistentsita pole võimalik ilmuda mitmekesistel absoluutsetel suhetel. Ei saa toimida diferentseerivad, varieerivad, teisendavad, peenendavad, piiritlevad
ja vähendavad tegurid. Käesolevates kirjades on kõikehõlmavat reaalsust, lõpmatust esitatud sellisena, nagu see eksisteerib 7 absoluudis. Esiteks, kõikne isa, teiseks, igavene poeg, kolmandaks, lõpmatu vaim, neljandaks, paradiisi saar, viiendaks, jumalus absoluut, kuuendaks, kõikne absoluut, seitsmendaks, määratlematu absoluut. Esimene allikas ja kese, kes on igavese poja isa, on samas ka paradiisi saare algkuju. Ta on pojas tingimusteta, kuid jumalus absoluudis potentsiaalselt väljendunud isiksus. Isa on paradiisis havonas ilmutatud energia ja samal ajal määratlematus absoluudis varjatud energia. Lõpmatu ilmeb alati ühise toimija lakkamatutes tegudes, kui ta toimib igavesti kõikse absoluudi kompenseerivates end varjatud tegevustes. Seega on isa seotud 6 kooskõlastatud absoluudiga ja selliselt hõlmavad nad kõik 7 lõpmatuse ringi läbi igaviku lõputute tsüklite. Näib, et absoluutsete suhete kolmühtsus on vältimatu, nagu kõigil teistelgi tasanditel, otsib isiksus ka absoluutsel tasandil ühendusi teiste isiksustega. Ja 3 paradiisi isiksuse ühendus annab igavikulisuse esimesele kolmühtsusele, isa, poja ja vaimu isiksuse liidule. Sest kui need 3 isikut isikutena liituvad ühiselt tegutsema, moodustavad nad sellega ühtselt toimiva kolmühtsuse, mitte kolmsuse, orgaanilise olemusvormi, mis pole kolmühtsus, kolmeselt koos toimiv üksmeel. Paradiisi kolmsus ei ole kolmühtsus, see pole koos toimiv üksmeel, vaid pigem lahutamatu ja jagamatu jumalus. Isa, poeg ja vaim isikutena võivad paradiisi kolmsusega seotud olla, sest kolmsus ongi nende jagamatu jumalus. Esimese kolmühtsusega isal, pojal ja vaimul niisugust isiklikku suhet ei ole, sest see on nende kui 3 isiku funktsionaalne liit. Vaid kolmsusena, jagamatu jumalusena säilitavad nad kollektiivselt välise suhte oma isiksuste liidu kolmühtsusega. Seega on paradiisi kolmsus absoluutsete suhete seas ainulaadne, sest on mitu eksistentsiaalset kolmühtsust, aga vaid üks eksistentsiaalne kolmsus. Kolmühtsus ei ole olemusvorm, see on pigem funktsionaalne kui orgaaniline. Selle liikmed on pigem partnerid kui osised. Kolmühtsuste komponendid võivad olla olemusvormid, kuid kolmühtsus ise on ühendus. Kolmsusel ja kolmühtsusel on siiski ka üks ühine joon. Mõlemad jõuavad lõpuks funktsioonideni, mis on midagi muud kui komponentide omaduste tajutav summa. Ent kuigi nad on selliselt funktsionaalsest seisukohast võrreldavad, ei ilmne neil muus osas tingimata kehtivat suhet. Nende suhe on umbes samasugune kui funktsioonissuhe struktuuri. Ent kolmühtse ühenduse funktsioon ei ole kolmsuse struktuuri või olemusvormi funktsioon. Vaatamata sellele on kolmühtsused reaalsed. Nad on väga reaalsed. Neis on funktsionaliseerunud kogu reaalsus ning nende kaudu juhib kõikne isa vahetult ja isiklikult lõpmatuse tervikfunktsioone. 4. 7 kolmühtsust. Püüdes kirjeldada 7 kolmühtsust, tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et kõikne isa on kõigi nende põhiliige. Ta on olnud ja saab alati olema esimene, kõikne isa allikas, absoluutne kese, algpõhjus, kõikne juhtija, piiritu energiaandja, algne ühtsus, määratlematu alalhoidja, jumaluse esimene isik, kosmose algmuster ja lõpmatuse olemus. Kõikne isa on absoluutide isikuline põhjus, ta on absoluutide absoluut. 7 kolmühtsuse olemuse ja tähenduse kohta võib öelda järgmist. Esimene kolmühtsus. Isikulis eesmärgipärane kolmühtsus. See on 3 jumaluse isiksuse rühmitus. Esiteks, kõikne isa, teiseks, igavene poeg, kolmandaks, lõpmatu vaim. See on armastuse, halastuse ja hoolekande 3 liit. 3 igavese paradiisi isiksuse eesmärgipärane ja isikuline ühendus. See on jumalikult vennalik, loodud olendeid arvastav
isalikult toimiv ja tõusule kaasa aitav ühendus. Selle esimese kolmühtsuse jumalikud isiksused on isiksust, vaimu ja meelt annetavad jumalad. See on lõpmatu tahte kolmühtsus, mis toimib läbi igavese oleviku ja kogu varasema praeguse tulevase ajavoolu. See ühendus annab tahtele lõpmatuse ja loob mehhanisme, mille kaudu isikuline jumalus hakkab end ilmutama areneva kosmose loodud olenditele. Teine kolmühtsus, võimsuse algkuju kolmühtsus. Olgu tegemist tillukese ultimaatoni, loitva tähe või keerleva uduga, isegi keskse universumi või superuniversumiga, ükskõik millega pisimast suurima ainelise organisatsioonini, füüsiline algkuju, kosmiline konfiguratsioon tuleneb alati selle kolmühtsuse funktsioonist. Sellesse ühendusse kuuluvad esiteks isa-poeg, teiseks paradiisi saar, kolmandaks ühine toimija. Energiat korrastavad kolmanda allika ja keskme kosmilised esindajad. Energia kujundatakse paradiisi algkuju absoluutse ainestumise järgi, ent kõigi nende lakkamatute muundamiste taga on isa-poja kohalolek. See liit käivitas paradiisi algkuju koos Havonaga, samaaegselt lõpmatu vaimu ühise toimija sünniga. Usukogemuses astuvad loodud olendid ühendusse Jumalaga, kes on armastus, kuid see vaimne taipamine ei tohi kunagi varjutada paradiisi algkuju kui kõikse fakti arukat äratundmist. Paradiisi isiksusi saadab kõigi loodud olendite vabatahtlik imetlus, mida on äratanud jumaliku armastuse kõike võitev jõud ja nad juhivad kõiki neid vaimus sündinud isiksusi Jumala lõpetanute poegade lõputu teenimise taevalike rõõmude juurde. Teine kolmühtsus on arhitekt sellel kosmilisel areenil, kus need sündmused arenema hakkavad. See määrab ära kosmilise konfiguratsiooni algkujud. Esimese kolmühtsuse jumalikkuse iseloomulikuks jooneks võib olla armastus, kuid teine kolmühtsus avaldub galaktilise algkujuna. Esimene kolmühtsus on arenevatele isiksustele sama, mis teine kolmühtsus arenevatele universumitele. Algkuju ja isiksus on esimese allika ja keskme tegude kaks suurt avaldumisvormi. Ja kui raske sellest ka ei oleks aru saada, on siiski tõsi, et jõud algkuju ja armastav isik on üks ja seesama kõikne reaalsus. Paradiisi saar ja igavene poeg on kõikse isa jõu äraarvamatu olemuse otse vastandlikud ilmutused. Kolmas kolmühtsus. Vaimne arenguline kolmühtsus. Selles ühenduses algab ja lõpeb vaimse avaldumise täielikkus, kuhu kuuluvad. Esiteks kõikne isa, teiseks poeg vaim, kolmandaks jumalus absoluut. Igasuguse vaimu reaalsus, alates vaimupotentsiaalist kuni paradiisi vaimuni, väljendub isa puhta vaimu olemuse, poja vaimu, aktiivsete vaimuväärtuste ja jumalus absoluudi piiritute vaimupotentsiaalide kolmühtsus ühenduses. Selles kolmühtsuses sisalduvad vaimu eksistentsiaalsed väärtused. Ürgalgne tekke, täielik avaldumine ja saatus. Isa eksisteerib enne vaimu. Poeg vaim toimib aktiivse loova vaimuna. Jumalus absoluut eksisteerib kõike hõlmava vaimuna, isegi väljaspool vaimu. Neljas kolmühtsus. Energia lõpmatuse kolmühtsus. Selles kolmühtsuses igavikustuvad igasuguse energeetilise reaalsuse algused ja lõpud, alates kosmose potentsiaalist kuni monootani. Siia kuuluvad esiteks isa vaim, teiseks paradiisi saar, kolmandaks määratlematu absoluut. Paradiis on kosmose jõu ja energia käivitamise kese, esimese allika ja keskme asukoht universumis, määratlematu absoluudi kosmiline koondumispunkt ja kogu energiaallikas. Selles kolmühtsuses sisaldub eksistentsiaalselt kosmose lõpmatuse energiapotentsiaal, mis suuruniversumis ja tervikuniversumis avaldub vaid osaliselt.
4. kolmühtsus hoiab kosmilise energia põhiüksusi oma absoluutse kontrolli all ja vallandab neid määratlematu absoluudi haardest võrdelises sõltuvuses sellega, mil määral kogemuslikes jumalustes ilmneb alamabsoluutne võime muunduvat kosmost juhtida ja stabiliseerida. See kolmühtsus ongi jõud ja energia. Määratlematu absoluudi lõputud võimalused keskenduvad paradiisisaare absoluutumi ümber, millest lähtuvad määratlematu muidu staatilise liikumatuse kujuteldamatud aktivisatsioonid. Ja lõpmatu kosmose ainelise paradiisi südame lõputu tuksumine on kooskõlas lõpmatu energiaandja esimese allika ja keskme äraarvamatu algkuju ja mõistetamatu kavaga. 5. kolmühtsus. Elavdava lõpmatuse kolmühtsus. Sellesse ühendusse kuuluvad esiteks kõikne isa, teiseks kõikne absoluut, kolmandaks määratlematu absoluut. See rühm igavikustab kõige selle funktsionaalset teostumist lõpmatuses, mis on jumalustamata reaalsuse valdkondades tegelikustatav. See kolmühtsus avaldab võimet piiramatult reageerida teiste kolmühtsuste tahtelistele, põhjuslikele, pinge ja algkujuga seotud tegevustele ja kohalolekutele. 6. kolmühtsus, kosmiliselt seotud jumaluse kolmühtsus. Sellesse rühma kuuluvad esiteks kõikne isa, teiseks jumalus absoluut, kolmandaks kõikne absoluut. See on kosmoses eksisteeriva jumaluse ühendus, jumaluse immanentsus koos jumaluse transcendentsusega. See on jumalikkuse viimane sirutumine lõpmatuse tasandil nende reaalsuste poole, mis asuvad väljaspool jumalustatud reaalsuse piire. 7. kolmühtsus. Lõpmatu ühtsuse kolmühtsus. See on funktsionaalselt ajas ja igavikus avalduva lõpmatuse ühtsus, tegeliku ja potentsiaalse koordineeritud ühendus. Sellesse rühma kuuluvad esiteks kõikne isa, teiseks ühine toimija, kolmandaks kõikne absoluut. Ühine toimija ühendab kogu tegelikustunud reaalsuse erinevad funktsionaalsed tahud, piiritletutest ja transcendentsetest absoluutseteni, kõigil avaldumistasemetel üldiselt tervikuks. Kõikne absoluut kompenseerib täiuslikult kogu mittetäieliku reaalsuse erinevates aspektides peituvaid erinevusi, alates aktiivse, tahtelise ja põhjusliku jumalusreaalsuse piiritutest potentsiaalidest kuni staatilise, reageeriva, jumalustamata reaalsuse piiritute võimalusteni määratlematu absoluudi mõistetamatutel aladel. Selles kolmühtsuses funktsioneerides reageerivad ühine toimija ja kõikne absoluut jumaluse ja mittejumaluse kohalolekule ühtemoodi, nii nagu esimene allikas ja kesegi, kes on selles suhtes kõigi kavatsuste ja eesmärkide poolest kontseptuaalselt eristamatu mina olenist. Need põgusad visandid selgitavad kolmühtsuste mõistet piisavalt. Tundmata kolmühtsusi viimasel tasandil ei suuda te esimesest 7 täielikult aru saada. Me ei pea otstarbekaks neid põhjalikumalt selgitada, kuid võime öelda, et on olemas 15 esimese allika ja keskme kolmühtset ühendust, millest 8 jäävad käesolevates kirjades ilmutamata. Need ilmutamata ühendused on seotud reaalsuste, tegelikkuste ja võimalikkustega, mis jäävad ülimuslikkuse kogemuslikust tasemest väljapoole. Kolmühtsused on lõpmatuse funktsionaalseks tasakaalustajaks, 7 lõpmatuse absoluudi ainulaadsuse ühendus. Just tänu kolmühtsuste eksistentsiaalsele kohalolekule võib isa, mina olen kogeda funktsionaalset ühtsust lõpmatuses, vaatamata lõpmatuse mitmekesistumisele 7 absoluudiks. Esimene allikas ja kese on kõigi kolmühtsuste ühtlustav liige. Temast saavad kõik asjad oma määratlematu alguse, igavese eksistentsi ja lõpmatusse ulatuva elutee. Kõik sisaldub temas. Kuigi need ühendused ei saa isa, mina oleni kohta lõpmatusele midagi lisada, näivad need võimaldavat tema reaalsuse lõpmatusest ja absoluutsusest madalamaid avaldumisi.
7 kolmühtsust mitmekordistavad mitmekesisust, igavikustavad uusi sügavusi, jumalustavad uusi väärtusi, avavad uusi potentsiaale, ilmutavad uusi tähendusi ja kõik need mitmekesistatud avaldumised ajas ja ruumis ning igaveses kosmoses eksisteerivad mina oleni algse lõpmatuse hüpoteetilises staasis. 5. Kolmikliidud. On ka teisi kolmühtseid suhteid, mis on oma struktuurilt isavälised, kuid need pole tõelised kolmühtsused ja neid eristatakse alati isa kolmühtsustest. Neid nimetatakse erinevalt, kas siis abikolmühtsusteks, koordineeritud kolmühtsusteks või kolmikliitudeks. Nad tulenevad kolmühtsuste eksistentsist. 2 niisugust kolmikliitu koosnevad järgmistest liikmetest. Tegelikkuse kolmikliit. See koosneb 3 absoluutse tegelikkuse omavahelistest suhetest. Esiteks, igavene poeg, teiseks, paradiisisaar, kolmandaks, ühine toimija. Igavene poeg on absoluutne vaimureaalsus, absoluutne isiksus. Paradiisisaar on kosmilise reaalsuse absoluut, absoluutne algkuju. Ühine toimija on meelereaalsuse absoluut, absoluutse vaimureaalsusega kooskõlas ning isiksuse ja võimsuse eksistentsiaalne jumalus süntees. See kolmikühendus ilmneb tegelikustunud reaalsuse kogusumma, vaimu, kosmilise ja meelereaalsuse kooskõlastamises. See on tegelikkuses määratlematu. Potentsiaalsuse kolmikliit. See seisneb 3 potentsiaalsuse absoluudi ühenduses. Esiteks, jumalus absoluut, teiseks, kõikne absoluut, kolmandaks, määratlematu absoluut. Seega on kogu varjatud energeetilise reaalsuse vaimu, meele ja kosmilise reaalsuse lõpmatud varud omavahel seotud. See ühendus lõimib kogu varjatud energeetilist reaalsust ja selle potentsiaal on lõpmatu. Nii nagu kolmühtsused on seotud eeskätt lõpmatuse funktsionaalse ühtlustamisega, tegelevad kolmikliidud kogemuslike jumaluste kosmilise ilmumisega. Kolmühtsused on kaudselt, kuid kolmikliidud otseselt seotud kogemuslike jumalustega, ülima, viimase ja absoluutsega. Nad avalduvad ülima olendi võimsuse ja isiksuse sünteesis. Ja kosmoseajalikele loodud olenditele ilmutab ülimolend mina oleni ühtsust. Esitanud Nebadoni Melkiseedek.